Üle pika aja ma hakkan reageerima jälle teie elu kõige piinlikumatele hetkedele, sest teie armastate seda ja ka mina, seega saame koos hakata cringe'ima teie üle. Ma palusin enda Instagrami stories teie käest teie elu kõige piinlikumad lood ja neid tuli tõesti väga palju. Seega siin videos on nüüd mõned parimad nendest. Ja et toeks olla nendele inimestele, kes meile kirjutasid, siis pange selle videole juba praegu like. Ja followge mind Instas, et te seda üleskutset järgmine kord maha ei magaks. Ma olin suures kaubanduskeskuses, koos oma emaga poes, märkasin sarnast inimest ja kõndisin talle igale poole järgi. Autos ei saanud aru, lõpuks sain aru, kui olime võõra maja juures koju ta ei viinud, pidin umbes 10 kilomeetrit koju kõndima talvel 10-aastasena, kuna telefoni polnud. Oota, mis asja? Kaubanduskeskuses koos emaga poes, siis ta märkas sarnast inimest, kõndis talle järgi ja autos ei saanud aru, et see oli see võõras inimene, et oli võõra maja juures 10 kilomeetri kaugust tema kodust. Oota, ühesõnaga siin kidnapiti ära või? Kuidas sa lähed võõrasse autosse? Niimoodi, et sa arvad, et see on su ema ja sa istud rahulikult see inimese autos, see inimene sa mitte midagi ei ütle ka. Kuule, see lugu vajab ikka nagu väga põhjalikku selgitus praegu. Aga samas äkki see võõras inimene ka ei saanud aru. Ei, see on liiga absurdne. Olin sõbraga bussijaamas ja ootasime bussi. Mina rääkisin ühest tüdrukust taga oma sõbrale, me naersime ja kõik oli chill. Siis mu sõber tegi nalja, et mõtle, kui see tüdruk oleks su selja taga praegu ja kuuleks seda kõike. Ma ise ehmatasin ära ja pöörasin ümber, aga ei olnud õnneks seda tüdrukut, vaid olid muud inimesed. Pöörasin tagasi ja rääkisin natuke sellest tüdrukust edasi, aga mu hääl läks kogu aeg aina paljemaks ja mu sõber üritas öelda, et lõpeta ära, kuna see tüdruk seisis mu selja taga, aga ma ei kuulanud teda ja rääkisin oma jutu lõpuni. Lõpus lõpetasin rääkimise ja sõber sosistas, et see tüdruk on su selja taga. Ma ei julgenud ümber pöörata ja lihtsalt olin ülejäänud aja vait. Hiljem tuli välja, et see tüdrukul oli kõrvaklapid peas ja ta ei kuulnud midagi. PS, me pole kunagi avalikus kohas kelleski taga rääkinud. No parem oleks, et see tüdruk ei kuulnud seda juttu. Või äkki ta kuulis ja teeskõpet ei kuulnud. Tagarääkimine ei ole okei. Kuigi nagu ma tean, me kõik inimesed teeme seda. Seda tagarääkimis võib nagu väga mitmed erinevad moodi võtta. Mõnikord sa lihtsalt võid rääkida näiteks, mida see inimene on sinu arvates teinud halba ja räägid sellest nagu sõbrale. Ja siis on seda kiusamist ka, et sa nagu räägidki halba inimestele ja mingid kuulujutte levitad. Et siuke kiusamistoonis nagu tagarääkimine ei ole okei. Karma, ma ütleks selle peale. Olin sellel hetkel umbes 15, olin oma sõbrantsidega, kui üks hetk otsustasid nad rääkida oma kogemustest. Kõik teadsid, et ma olin süütu, kui ma mõtlesin tollel hetkel valetada. Ütlesin siis, et mu paariline oli kutt, kellega ma just sellel hetkel semmisin. Kõik oli korras, kuniks üks mu sõbrantsidest otsustas ta kohale kutsuda ja küsisid, kuidas meil oli. See kutt oli nii imestunud, kui mina olin näost punane. Lõpuks tuli kõik välja, see kutt ei suhelnud enam minuga ega ka sõbrantsid mitte. Mis asja? Minu meelest see ei ole üldse häbi asi. Lihtsalt olla süütu, kus sa oled 15. Kui mina olin 15, ma mängisin veel Legodega. Või nagu üldsegi see ei ole mingi võistlus. See on täiesti okei teha seda kas või 18-aastasena, 20-aastasena, 30-aastasena. Siis, kui sa oled päriselt valmis. Selle koha peal saaks vabalt võinud lihtsalt tõtt rääkida. Aga ma saan aru, et selles olukorras nagu see on vägagi stressirohke, kui sõbrannad on juba kogenud seda ja tuleb siuke tunne nagu teised vaataksid imelikult kuidagi või siuke peer pressure tuleb, et nagu sa oleks pidanud juba midagi kogema. Kui tegelikult absoluutselt. See on täiesti fine, kui sa ei ole. Aga minu jaoks see on nii veidra suhtumine, et lõpetasid selle pärast sinuga suhtlemise ära. Või ma ei tea, kas siin äkki oli veel midagi. Käisin poisiga Tivolis, kuna tahtsime midagi koos teha. Käisime kahel kõige hullemal karussellil, mis Tivolis oli, kuna ülejäänud olid liiga igavad, tema arvates. See oli meie esimene date ka. Kui me lahkuma hakkasime ja bussijaama poole hakkasime jõudma, hakkas mul järsku väga paha. Jooksin ta eest ära ja karjusin, et palun ära vaata. Jooksin puu juurde ja hakkasin oksele. Tema aga naeris selle ja küsis, kas kõik oli ikka korras. Pärast läksime siis bussi peale, aga mul oli ikkagi halb olla ja bussi pealt maha tulles hakkasin jälle kohe oksele. Buss ajab ju kõige rohkem oksele. Issand jumal. Ta tahtis veel peale seda minuga Tivolisse minna, aga pidin keelduma. Mul oli nii piinlik. See juhtus pea pool aastat tagasi ja me siiani saame väga hästi läbi ja imestan, kuidas ta peale seda veel minuga kokku tahtis saada. Sellele poisile vist tõesti meeldis Tivoli. Aga see on täiesti okei. See on täiesti loomulik asi, et inimesed hakkab Tivolis paha. Ja eriti kui sa oled veel bussi peale, kus nagu tõenäoliselt tõesti inimesed hakkab paha. Siis nagu kaks siukest asja, nagu ma saan täiega aru, miks tahes oksele. Ja miks sa imestad üldse? See on true love. Käisin kunagi kaubanduskeskuses ning ostsin sõbrannale sünnipäevaks nokkukujulise õhupalli. Kaubanduskeskuse ees oli mega libe, kui me pannud seda tähele. Ma lendasin tagumiku peale. Püsti tõustes nägin, et eemal vaatasid mulle otsa suur kamp teismelisi poisse. Nad kõik nägid, kuidas ma kaubanduskeskuse ees tagumiku peale kukun ning mul on nokkukujuline õhupall käes.
iconic. Ma ei tea, kui vana sa oled, aga see on actually naljakas. Ma loodan vähemalt, et see õhupall jõudis tervena su sõbrannale. Olin umbes 7-aastane. Sugulasega olime parimad sõbrannad, olime suht kogu aeg tema juures, vaatasime multikaid ja nii edasi. Üks hetk arvutis tuli ette mingi pornograafiline pilt. 2 naist mängisid üksteisega. Mõtlesime oma lollide ajudega, et proovime järgi. Võtsime kõik riided seljast ja istusime üksteisele näkku. Olime seda 10-15 minutit teinud ja vanaema astus uksest sisse. Ikka veel mäletan, kuidas vanaema luges moraali, kuidas kondoomi panna ja hakkama meestega seda tegema. Ma ei oska mitte midagi öelda selle peale. Lähme edasi. Üks mu kõige piinlikum lugu on see, kui mängisin ühel kontserdil pilli ja siis keset lugu on ennast kõik meelest ega tulki pähe. See oli kõige piinlikum lugu. Ma võin reaalselt ette kujutada, kui sa mängid kontserdil pilli. Ma ei tea, kas teil oli nagu orkester, et äkki nagu kõik ei kuulnud, kui sul läks midagi meelest seal ära või läks midagi sassi. Või kui sa olid nagu üksinda mängimas seda terve publiku ees, siis nagu see võib päris piinlik olla tegelikult tõesti. Siis ma olen mõelnud ka, kuidas klaverimängija saab kõiki neid asju mäletada, mida ta klikib nagu seal klaviatuuril või mis iganes see on. Ajasin chatit sassi ja saatsin oma emale oma video CV ja karjäärinõustele How I Met Your Mother muusikavideo. That guy is awesome. Muusikavideos laulab üks tüüp minut aega järjest, kui imeline ta on ja miks keegi peaks ta palkama. Karjäärinõustele meeldis see video. Ikooniline. Vaat niimoodi saadaksegi tööd. Kuidas saab minna chatit sassi? Ema vist väga seal video CV-ga midagi ei tee. Äkki ta palkab siin köök endale appi, aga nagu parem oleks, et karjäärinõustele meeldis. Nagu sellega, vot see on see viis, mida õpetatakse tänapäeval, kuidas nagu välja paista nendest CV-dest ja asjadest. Saadake lihtsalt selle lingi ja oled mingi võtke mind tööle. Ma olen parim töötaja ja kuulaks seda laulu, sest mina olen see. Olime sõpradega ühe sõbra korteris peol. Kell oli umbes 2, kui otsustasime, et läheme välja kuskile baari ka. Panime kõik ennast riidesse ja läksime välja taksot ootama. Sõber, kelle korteris me olime, ei olnud veel välja jõudnud ja ootasime teda. Takso oli jõudnud ka juba ette ja siis hakkasime helistama talle, et teeks ruttu. Tegin siis oma kontaktid lahti ja valisin numbri. Võttis vastu ja sain vastuseks jaa. Mina kohe vastu umbes midagi sellist ja üsna kurjalt ja purjus inimese aktsendiga. Kus sa oled, väike kakerdis? Ootame su maja ees sind. Kohe kui välja ei tule, siis laseme su rehvid tühjaks. Ilmselgelt poleks meid autorehvi tühjaks lastnud, aga see, mis mu telefonis vastu tuli, ei olnud enam mu sõbra hääl, vaid see mees oli mu boss. Ma panin kohe kõne kinni ja mul oli väga piinlik. Nimel mu bossil ja sõbral on sama nimi. Mul on kontaktidel kõigil perekonnanimed ka taga, aga ju purjus peaga valisin kiiruga vale numbri. Ehk siis ma helisin oma bossile reede öösel kell 2 ja sõimasin ta kakerdiseks. Lisaks lubasin ta rehvid tühjaks lasta. Esmaspäeval tööle minnes õnneks oli naljakas ja boss rääkis, et oli ka peol, nii et ei teinud sellest suurt numbrit. Ja tegi veel naljagi, et minuga ei tasu jamada, sest muidu lasen rehvid tühjaks tal. Thank God, see lõppes hästi. No see võis ikka päris piinlik olla ja sa pead hirmus elama terve nädalavahetus üle, et teada saada, kas boss laseb sind lahti või mitte. Elu ei pea liiga tõsiselt võtma. Ma olen oma klassis ainuke poiss, kes käib kooris laulmas. Meie Maita õps rääkis ja arutas meiega, et mis päeval sobiks mõndadele, mitte mulle, tugiõppeaegasid. Siis küsis ta, kes käib esmaspäeviti kooris ja oma käib. Seega pidin käe tõstma, aga tundus mega piinlik teiste poiste ees kätt tõsta ja ma istusin klassi ees pingis. Üritasin siis kätt madalana hoida, kuid ikkagi tõstetud. Loodan mega, et keegi poissest ei näinud, sest siis kindlasti naeraksid poisid minu üle. Kooris käimine ei ole absoluutselt ka piinlik. See on täiesti tavakas asi. Mis sest oled sa poiss või tüdruk? Vahet ei ole. Minu meelest see ei ole absoluutselt piinlik. Minu meelest just lahe, et sa käid nagu kooris. Seega nagu ole enesekindel, tõsta käsi üle, et mina käin kooris ja see on cool. Ära üldse häbene seda, reaalselt. Okei, nüüd tuleb viimane ja hästi pikk lugu. Olime sõbrantstega F-il ja olime veits tipsid juba, kui äkitselt nägime meile tuttavaid inimesi, keda me isiklikult veel ei tundnud. Mina suur jutusemu hakkasin siis nendega maast ja ilmast jahvatama, kui järsku oli kell sealmaal, et Helesa pidi lavale tulema. Siis oli aeg ka uute sõpradega hüvasti jätta. Sõbrannadega kallistasime neid kutte ja järsku üks neist ei lase mul eemale tõmbuda ja hakkab mind suudlema. Ma läksin obviously kaasa ja no sealt sai alguse allakäik. Esiteks ei olnud ma kunagi kedagi suudelnud. Teiseks oli mul näts suus. Ehk siis me hakkasime asjatama ja üks hetk tunnen, kuidas mu näts hakkab selle kuti suu minema. No ma teadsin, et ega sealt midagi head ei tule, aga selle asemel, et suudus katki jätta, võtsin ma kasutusele keele ja sõna otseses mõttes toppisin selle talle kurku. Hakkasin siis keelega seal suus ringe tegema, et oma näts üles leida. No ja selle käigus suutsin ma ta keelde hammustada ja see hakkas täiega veritsema.
Selle peale noor härra karjatas terve üle F-i muruplatsi. Ja kõik pilgud olid meie peal. Ma pidin maa alla vajuma. Ei taha teadagi, milline see kõrvalt välja paistis. Ma hoidsin kogu selle tralli ja silmi ka lahti. Kui ta siis lõpuks karjatas ja ütles, et ma hammustasin ta keele päriseks, üritasime kuidagi mingit loogilist selgitust leida ja käbega lahkuda. Siin ei ole loogilist seletust. Vaatan siis sõbrannadele otsa ja üks pidi naeru kätte surema. Ma ise olin näost lihtsalt tomat ja see teine sõbranna jõllitas mind nii, nagu hakkaks ta mulle kohe kallale tulema. Suht järgmisel hetkel jõudis mulle kohale, keda ma olin pikalt ja rõvedalt suudelnud keset kõiki neid inimesi. See kutt oli mu selle teise sõbranna crush. Ja mitte nagu suva crush, vaid nagu situationship. Ei! Kutist oli see obviously nõme, aga kuna ta oli teada-tuntud fuckboy, siis sellest nii suurt numbrit ei tehtud. Aga minu peale, kes ma just oma parima sõbranna situationshipiga rõvedalt ila olin pannud, oldi ikka räme vihased. Sõbranna hakkas mind siis sõimama ja kui vabandada püüdsin, kõndis sõbrants F-i väravatest välja ja tagasi ei tulnudki. See kutt oli kõike seda pealt vaadanud samal ajal paberiga keelt puhastamas. Vaatasin korra tema poole ja lihtsalt jooksin minema sinna lava poole. Hiljem Kossuplatsi ja mingite laudade juures kokku sattudes hõikasid selle kuti sõbrad mulle, jõu vampiir. Jep, tolle hetkel ka teadsid tema sõbra, mis oli juhtunud. Võib-olla see ei tundu eriti piinlik, aga no pange end minu olukorda ja let me tell you, it was not fun at all. See juhtus nüüdseks 4 aastat tagasi, aga still tekivad külmavärinad ja see sama awkward tunne iga kord, kui see meenub. Ja tänaseks me selle sõbrannaga enam läbi ei käi, seega siit ka õppetund. Ärge mitte kunagi suudelge oma parima sõbranna ees tema crushi. Päikest ja kaunid suudusid edaspidiseks. Vot see oli story. Okei, esiteks, kuidas juba alguses sa ei teadnud, et see kutt on selle sõbranna crush või situationship? Kui vanad üldse olete siin? Ma loodan, et see on nagu traumasid ja sa julged nagu tulevikus ikka suudelda inimesi. Suured tänud teile, et usaldasite need lood minu kätte, need olid tõesti väga põnev lugeda. Seega suurimad tänud teile. Ja ma loodan, et teil juhtub ka tulevikus piinlikke asju, sellepärast et ilma teieta ei oleks ka seda videoseeriat. Aga davai, näeme tuleviku videotes. Tšau!